Tere, kallid! Täna me räägime teiega sellisest pühast nagu lihavõtted. Сегодня мы с вами поговорим о таком празднике, который называется Пасха. Eestis lihavõtted on 12. aprillil. В Эстонии Пасху отмечают 12. апреля. Mida me teiega teeme tänases tunnis? Что же мы с вами сегодня будем делать? Kindlasti me koos loeme. Siis vastame küsimustele. Ja muidugi natukene kirjutame ja värvime. Täna me koos loeme, kuidas Piia koos oma perega tähistab lihavõtteid. Ja selleks me loeme teiega kõik koos teksti. Praegu ekraanil ilmuvad pildid koos tekstiga ja sina palun kuula mind väga tähelepanelikult. Сейчас на экране будут появляться слайды с текстом вместе с картинками для того, чтобы тебе было понятнее, о чем идет речь в тексте. Пожалуйста, послушай меня очень внимательно. Lihavõtted. Õpik, lehekülg 118. Täna on lihavõtted. Hommikul keedab ema mune. Mina ja Margus värvime neid. Pärast on meil koksimise võistlus. Sõna võistlus on siin teil olemas. See on nii lõbus. Päeval jalutame pargis. Ma ütlen emale, ema, ma võtan mütsi ära, päike paistab. Ema ütleb, kevadel on tuul külm. Vaata, siin on sõna külm ka. Pane müts pähe tagasi. Vaadab palun siia, pane pähe. On siin slaidi peal ka olemas. Nii. Nüüd tee lahti õpik, lehekülg 118 ja loe tekst lihavõtted ise. Loe ise, прочитай сам.
Tubli! Nüüd vastame koos küsimustele. Küsimused ilmuvad ka экранil. Вопросы, на которые мы будем с вами сейчас отвечать, будут тоже появляться на вашем экране. Nüüd vastame teiega küsimustele teksti kohta. Mina küsin ja sina proovid vastata minu küsimustele ise. Pärast экранil ilmub ka õige vastus. Правильный ответ тоже появится на экране. Küsimused on ka õpikus lehekülg 119. 119. Esimene küsimus. Mida ema keedab? Ja vastus on, ema keedab mune. Küsimus number 2. Kes värvivad mune? Kes? Kto? Pia ja Margus. Nemad värvivad mune. Vaata, siin on ka pilt, kuidas Pia ja Margus värvivad mune. Järgmine küsimus. Mis võistlus pärast on? Siin on sõna võistlus. Mis võistlus pärast on? Pärast on koksimise võistlus. Vaata, koksima. Nii. Järgmine küsimus. Kas Pia võtab mütsi peast ära? Vaata palun, võtab ära. Kas Pia võtab mütsi peast ära? Ei võta. Õige. Väga tubli. Nüüd võta palun välja töövihik. Vaata, see on töövihik, see, mis on õhuke. Ja vaata, et töövihik peab olema teine osa. Selline roheline ring, krужочек, ja siin on kirjutatud teine osa. Sul on vaja töövihik ja sul on vaja muidugi ka värvilised pliiatsid. Võta palun välja töövihik ja värvilised pliiatsid. Tee lahti töövihik lehekülg 54. Vaata palun, et see töövihik peab olema teine osa. Osa number 2. Vaata, sul on siin, peab olema number 2, teine osa. Töövihik lehekülg 54 ja harjutus 1. Vaata pilte ja mõtle, mida Pia pere teeb lihavõtete ajal. Mida ta teeb, что делает семья? Mida Pia pere teeb lihavõtete ajal? Värvi ära õiged pildid. Õiged, правильные. Sel ajal, kui sa hakkad värvima, sul mängib ilus muusika. Värvime palun ilusti ja hoolikalt. Разукрашиваем красиво и аккуратно.
sa näed, missugune vastus on õige. Vaata palun, see pilt peab olema värvitud, see ja see. Siin Piia värvib mune. Siin Piia emal on koksimise võistlus. Соревнование по битью яиц, koksimise võistlus. Ja siin Piia pere jalutab pargis. Mitu pilti sa ära värvisid? Ja õige vastus on 3. Me värvisime 3 pilti. 1, 2, 3. Väga tore. Sa olid täna väga tubli. Мы töötasime suurepäraselt, väga hästi, великолепно поработали сегодня на уроке. Aga nüüd kuula mind tähelepanelikult. Kolmapäevaks к среде tee töövihikus lehekülg 55. Seal on harjutus 2. Ja saada palun pilt mulle. Saada mulle. Отправь мне. Muidugi see info ilmub ka e-kooli. В kooli обязательно появится эта информация тоже. Ma tahan veel kord öelda, et täna meie tund läks väga hästi ja te kõik olite väga tublid. Kindlasti, kui teil on mingi küsimus, siis kirjuta või helista. Уважаемые родители и ребята, я хочу вам напомнить, что если у вас возникают какие-то вопросы, или вам что-то непонятно, или вам кажется, что очень большое задание, с которым вы не справляетесь, не стесняйтесь, обязательно пишите мне или звоните. Мой номер телефона указан на школьной странице. Еще, если я вам отвечала на письма, то в письмах тоже указан мой номер телефона. Или пишите просто мне на почту. Я обязательно отреагирую и помогу вам, если есть какие-то вопросы. Не стесняйтесь. Glавное, обязательно узнать, в чем дело. Не бывает неразрешимых проблем. Aga tänaseks aitäh teile! Nägemiseni!